Minu Jumal on minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temast rõõmustab hing ja meel, ja temast rõõmustab hing ja meel. Minu Jumal on minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temast rõõmustab hing ja meel, ja temast rõõmustab hing ja meel. Minu Jumal, minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temast rõõmustab hing ja meel, ja temast rõõmustab hing ja meel. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Tunnistagem siis meiegi Jumala ja üksteise ees oma patud, et võiksime puhta südamega seda Jumala teenistust pühitseda. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nutluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südames ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõigeväeline Jumal, halastagu meie peale. Andku meile andeks meie patud ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Issand, halasta. Kristus, halasta. Issand, halasta. Palvetagem. Püha Jumal, sa lasid oma Pojal meie pärast kannatada ja lubasid ta patuste inimeste kohtus surma mõista, et ta meie võlakirja oma surmaga jäädavalt risti külge naelutaks. Aita meil sinu suure armastuse ees vaikseks jääda, usus Kristuse ristist kinni haarata ning end sinu omaks anda. Sellesama sinu Poja Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest igavest. Võime võtta istet ja kuulgem pühakirja lugemisi. Lugemine Vanast Testamendist, prohvet Jesaja raamatust. Ma olen olnud
kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud. Ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud. Ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi hüüdnud, vaata, siin ma olen. Vaata, siin ma olen. Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea. Rahva poole, kes mind ärritab, alati mind trotsib, rohuaedades ohverdades ja telliskivide peal suitsutades. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse, mispärast sa tõukasid mu ära. Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all? Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse, et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal. Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat. Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Lugemine Uuest Testamendist, Püha Pauluse kirjast Efeslastele. Tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu. Te olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu,
kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu, oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Me tõuseme ja kuulame meie Issanda Jeesuse Kristuse püha evangeeliumi Luuka järgi. Tol samal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele, lahku siit ja mine teele, sest Herodes tahab sind tappa. Aga tema ütles neile, minge ja ütelge sellele rebasele, vaata, ma kehutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning 3. päeval jõuan ma kõigega lõpule. Siiski ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha. Aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. See on Issanda sõna. Kiitus olgu sulle, Kristus. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Istuge. Täna on kannatuse pühapäev ja me jõuame kirikuaastas aega, mida nimetatakse Kristuse kannatamise ajaks. Kannatused on elu osa siin patuses maailmas ning kui väga me ka ei püüaks, kannatusi vältida ei õnnestu. Meie Issand Jeesus Kristus läks oma kannatustele ja surmale vastu vapralt ja sihiteadlikult. Teadlikuna sellest, et see on vajalik protsess, mis inimeste päästmiseks läbi tuleb teha. Meie teame, et Jeesus on Jumala poeg, maailma tulnud õnnis tegija, aga ta ei olnud seda kogunisti mitte tema eluaja inimeste silmis. Oli neid, kes teda järgisid ja temasse uskusid, aga neid oli vähe ja kõige lähemadki tema õpilased ei suutnud mõista täit tõde. Meie näeme Jeesust juba tänapäevaste teadmiste valguses. Oma eluajal oli ta enamiku silmis keegi imetegija, paljude mõjukate silmis aga tüütu tülitaja ja Jumala teotaja. Jeesuse kaasaegsed ei mõistnud tema olemust ja missiooni ning tunnistasid ta kõlbmatuks. Põlgasid ära
viskasid minema, lõid risti ja peitsid hauakoopasse. Panid sõduridki valvama, et teda enam kätte ei saaks mitte keegi ning et nad võiksid ta unustada. Aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, on saanud nurgakiviks. Sellele ei rajata enam mitte üht templit kusagil Jeruusalemmas, vaid temal püsib kõiki rahvaid ja kõiki aegu haarav Kristuse kirik. Ta on surnud, et kokku koguda kõik laiali pillutatud Jumala lapsed. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Aeg, mil kristlased on süvenenud Kristuse kannatusloosse, on aasta-aastalt olnud vastuolus ümbritseva maailmaga. Maailmaga, mis samal ajal kevadisi pidutsemistuure on kogunud. Aga sel aastal on teistmoodi. Nüüd on planeedil Maa koroonaviirus. Iga hetk keegi sureb. Sureb loomulikku surma, sureb vägivaldset surma, ootamatut ja oodatud surma ja nii iga päev. Ja inimest sunnitakse koduseinte vahel. Nüüd on riik juba mõnda aega eriolukorras olnud ning esimene stressihoog on üle läinud, ehitamise staadium ka läbitud. Nüüd on hakanud huvi tõusma, mis toimub ja mis tuleb pärast. Mõni päev tagasi lugesin, Veneetsias on kanalite vesi muutunud taas läbipaistvaks. Teises turistidele populaarses paigas, kus turistide hordid liikusid ja mis nüüd on tühjaks jäänud, ilmusid taas haruldased linnud. Võib-olla planeet tahab puhata. Ehk on maa väsinud inimeste sebimisest, sest ta pehmatab inimest tormide ja üleujutustega, teeb ilmaga oma vigureid, näiteks ilma külma ja lumeta talve näol, raputab end maavärinatega, nagu väsinud koer seda teeb. Võime ka mõelda nii, ta tahab puhata ja parim viis selleks on koguda kõik inimesed kodudesse. Iga elaniku, igal maal, kõikjal. Mõeldes mitte ainult endale, et puhata inimestest, vaid ka mõeldes inimestele. Et nad puhkaksid tööst, ringi tuiskamisest, pidevast kiirustamisest. Nüüd on aeg. Nüüd on vähemalt mõnedel meist aega mõelda oma tervisele, veeta aega oma perega, suhelda oma lähedastega, juua rahulikult hommiku kohvi oma armsatega, lugeda raamatut, mis aastaid on lõpuni lugemata, või lõpetada joonistus, mis samuti aastaid lõpetamata on. Teised aga peavad ehk just eriti pingutama, et nendeks asjadeks aega võtta nüüd, kus pole enam võimalik tööpäeva lõpul kontoriust selja taga kinni panna ja koju kui hoopis teise keskkonda astuda.
ohuolukord sunnib meid kodudesse, et looksime korra oma kodus. Alustades oma toast ja jätkates, lõpetades oma mõtete korrastamisega. Tore oli kuulda, kuidas mõnes koolis on e-õppe kehalise kasvatuse tunni ülesandeks koristada oma tuba. Miks see võiks olla sama ülesanne ka oma mõtete ja vaimse maailma korrastamise kohta? See võiks nii mõndagi pea pealt jalgadele aidata. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Jah, tibud selle asemel, et lasta kana lenduma tiibadega katta ja ohu eest varjata, eelistavad ringi sebida ja omi asju ajada. Hoiatusi ei millekski pannes. Nii on ka tänapäeval. Ja nagu toona, nii ei usu ka nüüd enamik inimesi, et neid mingi oht ähvardaks või et nad vajaksid mingit päästmist. Ammugi mitte põrgu tulest. Aga siis, kui Jumala kutse tagasi lükanud inimese olukord juba õige nutuseks kisub, ütleb inimene, kus oli Jumal? Miks ta midagi ei teinud? Miks laseb Jumal mulle niisuguseid asju juhtuda? Ju teda siis ikkagi ei olegi, või kui on, siis on tegemist ühe julma ja kalgi Jumalaga. Mis Jumal see on, kes laseb inimestel surra? Jah, surm kuulub meie elukogemuse juurde. Varem või hiljem sureme arvatavasti meiegi. Aga Jeesus läheb surma teades, et rõhuv enamik neist, keda ta päästma on tulnud, ei taha tema armust midagi teada. Pigem naeravad tema armastuse üle ning mõistavad oma eksitust alles siis, kui on juba liiga hilja end aidata lasta. See võis olla küllaltki õõvastav tunne. Ohverdada end nende eest, kes võib-olla isegi naeravad mu üle. Aga õnneks on siiski ka neid, kes märkavad vastu võtta seda, mida tema nende heaks on teinud. Ja märgata seda enne, kui on hiljem. Jumala inimene Jeesus Kristus on surnud, et kokku koguda kõiki laiali pillutatud Jumala lapsed oma kaitsvate tiibade all. Andkem endid talle leida. Kergendagem tema kannatusi sellega, et ei põlga tema armu. Laskem tal meid päästa ja aidata. Hoidkem Jeesuse ligi ja andkem talle meelevald oma elude üle. Ning palvetagem kannatuse ajal enam kui muidu oma maa ja rahva eest, et kõik endid tema tiibade alla varju koguda lasta mõistaksid. Kiidetud olgu Jeesus Kristus igavesest ajast igavesti. Amen. Ja nüüd tõuskem ja tunnistagem Jumala ja üksteise ees oma usku aposteliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie isandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda,
kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Ning selles ihu üles tõusmise ja igavese elu lootuses tuletame täna Issanda ees meelde Väino Saud, kes sündis siia ilma 10. septembril 1938. aastal ning 12. veebruaril siit ajast igavikku kutsuti. 40 päeva möödumisel surmast mälestavad teda lesk ja lapsed peredega. Ning samuti Anton Narusoni, kes sündis siia ilma 3. mail 1935. aastal ning 16. veebruaril igavikku kutsuti. Tema 40 päeva möödumisel surmast mälestavad teda ta omaksed. Kanname nad siis palves Issanda ette, et nende hinged Jumalas rahu leiaksid ja Jumala kuningriigis neile igavene valgus võiks paista. Aga palume Jumalat meie Isa ka iseendi eest, et suudaksime valvata ja palvetada koos Kristusega, eriti nüüd paastu ajal ja kannatamise ajal, et püsiksime ustavad temas, valvaksime oma südant ja hoiaksime oma Isa ligi. Palugem, et kristlased kogu maailmas oleksid sel paastu ajal Jumala sõna suhtes vastuvõtlikud. Palugem Issandat, kuule meid, armas Issand Jumal. Et see paastuaeg oleks meile Jumala abi ja halastuse vastuvõtmise ajaks, mil inimesed üle kogu maa võiksid töötada rahu heaks. Palugem Issandat, kuule meid, armas Issand Jumal. Et kõik, kes on patustanud või muutunud ükskõikseks, saaksid sel lepitusajal jälle pöörduda Jumala poole. Palugem Issandat, kuule meid, armas Issand Jumal. Et me ise võiksime õppida kogu südamest kahetsema ja patust pöörduma. Palugem Issandat, kuule meid, armas Issand Jumal. Et me väärilise tänu ja hardusega Kristuse pühadest sakramentidest osa saaksime ja seeläbi vaimuliku täishea poole kasvaksime. Palugem Issandat, kuule meid, armas Issand Jumal. Et meie surnud pälviksid rahuliku puhkamise ja et me kõik võiksime osa saada õndsate ülestõusmisest ning igavesest elust. Palugem Issandat, kuule meid, armas Issand Jumal. Issand, luba oma rahval taas sinu poole pöörduda ja sind kogu südamest teenida, saada meie päevadesse oma isalikku halastust ja armastust. Me palume seda Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Jeesus, me kõigi lunastus, saab valgus ja Isa ilmus. Olgu sinule, Jeesus, olgu sinule. Jeesus, me kõigi lunastus, saab valgus ja Isa ilmus. Olgu sinule, Jeesus, olgu sinule. Jeesus, me kõigi lunastus, saab valgus ja Isa ilmus. Olgu sinule, Jeesus,
ilmus. Au olgu sinule, Jeesus, au olgu sinule. Jeesus, me kõigi lunastus, saab valgus ja isa ilmus. Au olgu sinule, Jeesus, au olgu sinule. issand olgu teiega. ja sinu vaimuga. Ülendagem oma südamed. meie ülendame südamed issanda poole. tänagem issandat meie Jumal. see on õige ja kohus. tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha issand, kõige väeline isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Sest tema kandis ristil meie patu ja surma. Tema pärast sa heidad armu meie peale, annad andeks meie patud ja tõotad igavest elu. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu öeldes. Püha, püha, püha on meie Jumal, meie issand Seebot. Taevas ja maa on täis tema au. Hoosianna kõrges. Kiidetud olgu, kes tuleb issanda nimel. Hoosianna kõrges. Kiidetud oled sina, taeva ja maa issand, et sa alastasid oma loodu peale ja saatsid oma ainusündinud poja. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile valmistasid, tema ihu ja vere täiusliku ohvriga ristipuul. Tema läbi oled sa meid enesega lepitanud ja sõlminud meiega igavese rahulepingu. Me palume sind, issand, läkita oma püha vaim ja pühitse tema läbi need ained, et nad saaksid meile Kristuse ihus ja veres. Sest meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, kui ta ennast oma tagakiusajate kätte andis, võttis leiva, tänas, murdis, ulatas oma jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta pärast õhtusööma aega ka karikat. Tänas ulatas selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirikuses. Püha Isa, me kanname meeles sinu poja risti surma ja tema ülestõusmist 3. päeval. Sa ülendasid ta oma paremale käele ja andsid talle kõik meelevalla taevas ja maa peal. Ta palub meie eest lakkamatult ja on iga päev meie keskel ajastu lõpuni. Mõtle, issand, oma kirikule kõikjal maailmas. Kingi meile üksmeelt ja rahu. Kogu kõik need, keda oled kutsunud maailma äärdes üheks pühaks rahvaks ja luba meil koos kõigi pühadega
osa saada talle söömaajas sinu riigis. tema läbi, temaga ja temas. olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Aamen. Jeesuse nimel meie palume Jumala laste julgusega. meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. issand Jeesus Kristus, kes sa ütlesid oma apostlitele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. ära vaata meie pattude peale, vaid oma kiriku usule ja anna talle loomulikult rahu ja ühtsus, nagu tahad sina, kes sa elad ja valitsed, Jumal, igavesest igavest. issand, rahu olgu alati meil. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihuosutus. karikas, mida õnnistame, on Kristuse vereosutus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa sellest samast leibest. Kristus, Jumala talv, kes sa maailma pattu ära kandnud, halasta meie peale. Kristus, Jumala talv, kes sa maailma pattu ära kandnud, halasta meie peale. Kristus, Jumala talv, kes sa maailma pattu ära kandnud, anna meile oma rahu. vaata, see on Jumala talv, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle pulmasööma. issand, ma ei ole seda häält, et sa tuled mu juurde. ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hind terveks. ja issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis. õigus ja rahu, Jumala riik ja rõõm tema pühas vaimus. tule ja avame sees su kuningriigi ära. on õigus ja rahu, Jumala riik ja rõõm tema pühas vaimus. tule ja avame sees su kuningriigi ära. on õigus ja rahu, Jumala riik ja rõõm tema pühas vaimus. tule ja avame sees su kuningriigi ära. on õigus ja rahu, Jumala riik ja rõõm tema pühas vaimus. tule ja avame sees su kuningriigi ära. tänagem issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti.
Igaväline Jumal, me täname sind, et oleme tohtinud armulaual maitsta sinu armastuse ainde. Kinnita meid selle sakramendiga ning anna meile valmidust koos Kristusega kannatada, et võiksime osa saada ka tema kirkuses, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavest. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Mingem Jumala rahus ja teenigem Issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale. Issand, halasta. Kristus halasta. Kristus, halasta. Kristus, kuule meid. Kristus, võta meid kuulda. Jumal, taevane Isa. Halasta meie peale. Jumal, Poeg, maailma lunastaja. Halasta meie peale. Jumal, Püha Vaim. Halasta meie peale. Püha kolmainus Jumal. Halasta meie peale. Jeesuse süda, igavesest Isast sündinud. Halasta meie peale. Jeesuse süda, neitsiliku ema rüppes pühast vaimust kujundatud. Halasta meie peale. Jeesuse süda, Jumala sõnaga olemuselt ühtne. Halasta meie peale. Jeesuse süda, lõputult ülev. Halasta meie peale. Jeesuse süda, Jumala püha tempel. Halasta meie peale. Jeesuse süda, kõige kõrgema pühamu. Halasta meie peale. Jeesuse süda, Jumala koda ja taevavärav. Halasta meie peale. Jeesuse süda, lõõmav armastuse kolle. Halasta meie peale. Jeesuse süda, õigluse ja armastuse aardelaegas. Halasta meie peale. Jeesuse süda, täis headust ja armastust. Halasta meie peale. Jeesuse süda, kõigi vooruste sügavik. Halasta meie peale. Jeesuse süda, kogu austuse vääriline. Halasta meie peale.
Jeesuse süda, kõigi südamete kuningas ja kese. Jeesuse süda, kus peituvad kõik tarkuse ja teadmise aarded. Jeesuse süda, milles elab kogu jumalikkuse täius. Jeesuse süda, millest Isal on hea meel. Jeesuse süda, mille täiusest me kõik oleme osa saanud. Jeesuse süda, igaveste mägede igatsus. Jeesuse süda, pikameelne ja rikas helduselt. Jeesuse süda, helde kõigile, kes sind appi hüüavad. Jeesuse süda, elu ja pühaduse allikas. Jeesuse süda, meie pattude lepitus. Jeesuse süda, teotusest maha rõhutud. Jeesuse süda, meie süütegude tõttu haavatud. Jeesuse süda, surmani kuulekaks jäänud. Jeesuse süda, odaga läbistatud. Jeesuse süda, kõige lohutuse läte. Jeesuse süda, meie elu ja ülestõusmine. Jeesuse süda, meie rahu ja lepitus. Jeesuse süda, meie patu ohver. Jeesuse süda, sinule lootjate pääste. Jeesuse süda, sinust surijate lootus. Jeesuse süda, kõigi pühakute rõõm. Jumala tall, kes sa maailma patud ära kannad. Jumala tall, kes sa maailma patud ära kannad. Jumala tall, kes sa maailma patud ära kannad. Jeesus, tasane ja südamelt alandlik. Palvetagem. Kõige väeline igavene Jumal, vaata oma armsa poja südame peale, kõige selle ülistuse ja hüvituse peale, mis ta patuste eest sinule toob, ning anna oma halastuses andeks neile, kes sinu armu paluvad, sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.